Tere! Kuna hästi paljud on ka läinud ketogeense ja karnivore toitumise peale, siis ma tahaksin lihtsalt jagada siin täna kiirelt ühe tähtsa info ka, mida mõni teist kindlasti nagu ka teab, aga mõni ei tea ka. Ehk siis, kui sa oled kas ketogeensel toitumisel või karnivore toitumisel ja mingi hetk ja sa ei ole varem olnud, et sinu eelmine toit on ikkagi suht süsivesikute rikas olnud, siis tasub teada, et on täiesti reaalne asi, selline asi nagu ketoflu ehk siis ketogripp. Ja see on see, et kui su keha adapteerub ja nagu nii-öelda võõrutub, siis kõigest sellest süsivesikust ja sellest suhkrust ja kõigest sellest, mida sa oled muidu harjunud sööma, see võib võtta aega umbes paar nädalat, paar kuud ja see, et kui sa tunned, et sul hakkab peavalud või nõrkus või süda kloppima või ärritunud olek või selline anxiety, ahistus ja üldse siuke nagu nõrkus, siis järelikult sul on ketogripp. Ja hästi tähtis on juua piisavalt vett koos elektrolüütidega, soovitatavalt ilma magustajata. Aga mis on veel tähtsam kui elektrolüüdid on sool, sest nüüd ei söö me enam süsivesikuid, mis hoiavad vett kehas kinni, vaid see kõik läheb ära, eks sellepärast öeldakse ka, et esimene kaal, mis läheb, on nagu vee arvelt, eks ole. Ja sellepärast ongi tähtis, et kui sa tunned selliseid sümptomeid, siis võtad pool teelusikatäit soola, paned seda klaasi vette ja jood selle ära. Päriselt. See tähendab seda, et sul on soolapuudus lihtsalt ja see aitab selle peavalu vastu, nõrkuse vastu, kõige selle vastu, ta aitab selle ketogripi vastu. Meil oli selline asi, et kuna ma tean seda, aga see on ikka see, et aga mulle reeglid ei kehti, vaata, siis meil oli selline asi, et tegelikult nagu meil vist ei olnudki vaja elektrolüüte, ikka jõin nagu ja vett, aga soola eraldi nagu ei tarbinud, aga siis me hakkasime Andrega nagu trenni tegema ja päris tugevat trenni. Ja mingi hetk ma tundsin nagu, et ja siis muidugi meie maitsemeeled on ka ja kõik kaistingud on nagu hästi tundlikuks muutunud ja siis maitsemeeled ka ja siis soola me enam üldse nii palju ei tarbi, sest kunagi ma olin mega soola ületarbija ja lihtsalt praegu ei suuda nii palju soola nagu toiduga süüa. Et ma üldse ei imesta, et tuli siis niimoodi, et lihtsalt mingi päev tundsin, et ma olin koristustöö peal, nagu ma käin salongis ja koristamas ka, nagu et olen salongi peal ja käin ka koristustööd tegemas. Ja tunnen, et mul, kui ma jään seisma, et mul pea käib täiega ringi, nagu et mul pea täiega pööritab ja siuke nõrkus on ja siuke ärrituvus ja kõik sellised asjad ja siis ma järsku tundsin, et hakkab mingi õrn peavalu tulema ja siis ma tulin siia salongi tööle peale seda koristust ja siis mul käis kuklas see mõte läbi, et äkki mul on soolapuudus, et ma ei ole tegelikult üldse eriti soolasid võtnud, ma mõtlen, et ei saa olla, siis ma mõtlesin, et okei, aga et ma käin ju trennis, vaata nüüd on ju, et ma higistan rohkem nagu, siis ma läksin kööki, võtsin ühe teelusikatäie soola, panin seda vette, jõin ära, läks 10-15 minutit ja kõik need sümptomid kadusid ära. Peapööritus kadus ära, ärrituvus kadus ära, päev muutus nii rõõmsaks, päike tuli siin salongis välja, hea tuju oli, jälle oli hea olla, nõrkus oli kadunud, peavalu oli kadunud ja siis, kui ma olen Andrega paar päeva rääkinud ja siis, kui me helistasime, siis ta ütles ka, et kuule, et ma ei tea, mul pole tervis siis päris korras, et mul on mingi paar päeva olnud siuke kummaline olla, nagu samad sümptomid enam-vähem. Ja siis ma ütlesin, tead, et see on sellest, et sa ei söö piisavalt soola ja nüüd sa teed veel eriti tugevat trenni, nagu ta tõi mingi ekstra hantlid veel kuskilt välja nagu, sest jõudu on ju nii palju, et eks ole. Ja siis ma ütlesin, et päriselt ka, et võtta nagu kas pool teelusikatäit või teelusikatäis soola ja joo see veega ära. Ja siis tegi seda ja umbes 10-15 minutit hiljem tal oli hea olla. Ehk siis need reeglid kehtivad ka meile. Võib-olla jah, et vaata siis, kui me tegime ketogeenset või karnivore ja kui me ei teinud nagu trenni, siis nagu ei olnud vaja, meil ei olnud nagu, me olime suht hästi võõrdunud tegelikult kõigest sellest, aga nüüd, kui me hakkasime trenni tegema ka,
ja pluss me olime ise ka soola söömist tegelikult oluliselt vähendanud, siis see sool oli vajalik ja tegelikult, kui ma uurisin seda, siis soovitataksegi, et hommikul jood pool teelusikatäit soola koos veega ja siis see peaks olema nagu fine. Ja kui sul see maik ei meeldi, sa võid panna natuke sitruunit juurde, kui sa nii strikt karnivoor ei ole, ketogeensega see on okei. Ja siis, kui sul peaks olema, kui see on hästi intensiivne töö või trenn, et kui sa tunned, et päeva peal ikkagi peaks olema, siis võtad veel pool teelusikatäit soola, aga üldiselt see pool teelusikatäit hommikul aitab. Minul on siis 1,5-liitrine pudel, kus ma vahest panen ka sinna pool teelusikatäit soola ja joon selle esimesel päeval ära või siis hommikul nagu klaasiga veega lihtsalt sisse selle. Et kui sellised sümptomid on nõrkus, südame kloppimine, õhupuudus, ärrituvus, see on ketogripp, tavaline asi, või siis on see, et sa lihtsalt higistad soolad välja, sul ei ole piisavalt sooli, sool aitab vett kehas hoida ja selline lahendus siis, nii et kes veel ei teadnud, siis nüüd sa siis tead. Aga mina jätkan tööga, täna laupäev, ma olen tööl, mul tuleb kohe järgmine klient. Ja homme on vaba päev. Ja homme tahaks tegelikult teha ka video siis meie teekonnast, miks me hakkasime tegema. Vähemalt osad videod teeks ära homme, nii et toredat nädalavahetust. Tšau!